Nüüd on, vaatame erinevate kivide kasutust heli järgi, et kui koputada peale, siis saab aru, kas kivi on kõlbulik. Et näiteks siin on täitsa uus täistellis, mis on, löö peale. Ütleme, see on väga hea heli, ütleme, see on kuiv kivi. Nüüd võtab märg uus täistellis. Jah, näe, natuke tumedam heli, aga ta on korralik heli. Nüüd, see on nüüd vana kivi, näiteks üldse aru ei saa, koputa peale. Väga hea, see on tegelikult heli õige, väga hea heli, eks ole. Aga nüüd, see on nüüd ka vana kivi, jälle niimoodi midagi aru ei saa. Väga hea heli, eks ole. Vot siukene kõrged toonid, need on õiged, et siis võib kasutada neid kindlasti. Aga nüüd võtame, kas see, okei, niimoodi vaatad ka, et pole häda, eks ole. Koputa peale. Ütleme, tegelikult sa lõid kõvasti, aga see heli on juba siuke, kui siuke tume heli on, siis ta ei kõlba üldse kasutada. Jah, siis ta laguneb ka ära koputamisel, et koputamise järgi, ütleme, kõik vanad kivid, mis ahjud lähevad, eks ole, et kõik tuleb läbi koputada. Siis saab neid kasutada, aga praktiliselt enamus mingist vanast ahjust võtta niimoodi enamus on ikkagi, samotid on üldiselt hääl tume, et seda niimoodi aru ei saa, et seda nüüd silma järgi pigem, ütleme et samotte võib ka kasutada kuskil ära ahju sees, aga vanu samotte, aga punast kivid on kõik, tuleb läbi koputada ja mida kõrgem heli, seda parem ja siis tuleb ka soojussalvestus hea, et tuleb tihe kivi, tuleb ikka siuke ja neid kehvasi kive võib kasutada kuskil, kus ei ole mingit kuuma ega näha ei ole ahjud laes, seal külmas laes võib neid tükke ära kasutada, aga üldiselt tahad poriauku pigem kõige õigem koht neile.